Ma ei täida ennast, ma ei kogu õhku, ma ei hoia vormi, ma luban kehal muutuda läbikäiguks. Ja kui ma ei hoia, ei vaju ma laiali, ma muutun heliseks. Hingamine ei tule enam ühest kohast, ta tuleb rindkere vahelt, selja sügavusest, kõhust, nahast, nagu ruum hingaks ruumi. Ma ei ole enam sees, ma ei ole enam väljas, ma olen liikumine, mis ei vaja suunda. Kui keha muutub hopiks, ei ole serva, mille vastu põrgata, on ainult pehme kohalolu, mis ei suru, ei küsi, ei toesta. Ja selles pehmuses paisub aura ise, ta ei lähe suureks, ta läheb avaraks. Ta ei tõmba end laiali, ta laseb end läbi nagu valgus, mis ei otsi akent, vaid avastab, et sein on alati olnud õhk. Ma ei tee sellest seisundit, ma ei tee sellest nime, ma ei tee sellest õpetust. Ma märkan ainult, et keha on turvaline ja kui keha on turvaline, ei pea hingamine enam töötama. Sufid nimetaksid seda armastuse laskumiseks, budistid nimetaksid seda keha teadvelolekuks. Joogid ütleksid prana voolab, aga keha ei nimeta, keha elab. Kui tunne tuleb, ta leiab ruumi, midagi ei jää kinni, midagi ei pea lahkuma, kõik liigub nagu hingus, mis ei vaja sisse ega välja. Ma ei ole enam anu, ma ei ole enam sisu, ma olen resonants ja resonants ei pingutab, et kesta, ta kestab kuni on aus. Kui see olek kaob, ei ole midagi kadunud, kui ta tuleb tagasi, ei ole midagi saavutatud. Keha mäletab alati, kuidas olla hoopis ilma käsuta, ilma hirmuta, ilma pingeta. Ja lõpuks ei ole enam küsimust, kes hingab, on ainult elu, mis liigub enda kaudu. Vaikne lõpp, lase muusikal hajuda.